et teil oleks ka lahe vaadata. Feel the burn, don't slow. Keep pushing till you grow. Mind strong, body tough. Never quit when it gets rough. It gets rough. When it gets rough. When it gets rough. Rise and shine, it's time to grind. Focus straight, never behind. Fight the lazy demons inside. Motivation keeps alive. Hello, nagu ikka oleme täna Tartu maantehase Jimis. Teeme täna jalga, aga me ei tee klassikast jalga, sest meil on täna külaline Kenny, kes muidu treenib naisi, ilusaid, koledaid, kõike. Ja tema teeb täna mulle jalatrenni. Räägi lähemalt, mis mind või meid siis täna ees ootab ja kes sa üldse oled, mis sa teed ja nii edasi ja nii edasi. Tänapäeva on hästi palju eksperte, siis ma mõtlesin, et kuidas ennast tutvustada, et ütleme siis nii, et ma olen nagu võtnud endale eesmärgiks aidata neid inimesi, kes võib-olla ei julge jõusaalis käia või siis tahaksid just nagu tugevamaks saada. Aga võib-olla raha ei ole näiteks, eks. Võib-olla finantsi ei ole, eks ju, või mis iganes, eks ju, et siis ma nagu annan nagu kõigile võimaluse. Tule kohale, teeme koos trenni. Ma ütlen, et tulemust on nagu kohe näha. Kust võib sinu kontakti saada? Instagram, Messenger? Kõige lihtsam Instagram, bikiinivorm. Bikiinivorm, Instagram. Seal on kõik tugevad inimesed tavaliselt kirjas. Minge vaadake, panen pärast ka kommentaaridesse descriptions info, sealt saate täpsemalt infot. Aga mis harjutusi meid täna ees ootab? Mida me teeme? Täna teeme siis niiviisi, nagu mina tavaliselt treenin, et alustame jala ülaosast, eest, tagant, siis natukese tuharat ja sääl. Vana hea tuvar. Circa 4-5 harjutust umbes. Jah, 4-5 harjutust. Et kui naistega olen teinud trenni, siis mul on rohkem tuharale harjutusi teinud. Aga meestega ei ole pointi. Okei. Kas tuleb mingi pre-workout ka? Mina tavaliselt vana hea Insane Hulk. Minge vaadake hcpro.ee, hcpro.fi, kasuta promokoodi KIMI10 ja sai 10% alla. Mis sa arvad? Kiidad, laidad või sul on omad preparaadid? Mul on oma preparaat kaasas. Ma isegi rääkida sellest, et olge ettevaatliku kofeiiniga. Et ma kunagi jõin kohvi kusagil 4-6 tassi, siis üks hommik ärkasin ülesse, ninast jooksis verd. See nagu pani nagu mõtlema elule. Peale seda ma limiteerisin kohvi joomise 1 tassi peale hommikul. Ja nüüd mis ma teen on see, et enne trenni ma võtan 200 milligrammi kofeiini, 1 tableti. Ja see on ka osterite toode, jah? Ei, lihtsalt kofeiini. Ja mis ta teeb on see, et ta lükkab mul keha nagu higistama. Ja kui ta nüüd näed mingi aja pärast, et ma lähedalt higistan, siis see on tegelikult puhtalt kofeiinist, et midagi muud. Et ei ole paks tegelikult. Tegelikult ei ole paks. Et südame paneb mul põklema ainult Kaja Kalles. Olgu, aga võtame soojendust ja lähme. Neimid harjutused ja... Okei, ühesõnaga toidulisanditest rääkides, siis ma kasutan PCA-d trennis, aga ma ei kasuta PCA-d sellepärast, et on PCA, vaid sellepärast, et mulle ei meeldi tavaline kraanivesi. See on ainukene, Xtend on ainukene PCA, mis 100% lahustab. Ma olen proovinud hästi palju erinevad, teistel jääb selline valge pulber, aga Xtendi need maitsed ja see lahustavus on nagu sobib. Mul on, ma kohe näitan. Ma ise kasutan seda HCPro PCA-d ja peaks ütlema, et ma olen muidu oma jõusaali karjääri jooksul jõhkralt kasutan igast erinevad PCA-sid, aga see on ka niisugune, ma tunnen, lahustab, mis isegi kui sa vaat see skuubi lihtsalt kõredi suu ilma, et sa panete vette. Jube see lahustab, tõesti ikka mingi krooksud üles ja siin pole nagu mitte midagi tõmb. Et kui kunagi saad mahti, proovige teie, vaadake, kirjutage. Ütlen veel kord, mina kasutan puhtalt selle jaoks, et mulle ei meeldi kroonimist. Jaa. Lihtsalt ei mingisugust, ma ei tea, Cooper müsteeriumit, et ma ei tea, see on mida iganes teha. Esimene harjutus, teeme siis tagareit, alustame. Pikali asendis.
kui palju me sihime kordusi või seeriad või me paneme tunde järgi? mina olen nagu teinud nii niisugune loogika 8-15. 8-15 kordust? jah, et kui on nagu hästi kerge, näiteks esimene ring 15 ja siis mida raskemaks läheb, seda väiksemaks kui korduste arv. Okei, ja seeriad sa palju paned umbes? 3-4, kõik. 3-4, kõik sõltub. Tunde järgi. Super, davai, kütame. Ja ärge unustage mütsi, trennis peab olema müts peas, ilma mütsita sa sakid. Jep. Müts on mul sellepärast peas, et ma vigistan. Nii palju, paneme. Ja nagu aru saan, siis praegu selle kavariga tegelikult me ehitame rohkem nagu vahtu, on ju? Ja. Nagu ei lähe selle... Ei lähe nagu, see ongi, sealt on laialed, et mis on nagu erinevus jõumeeste ja kulturistide vahel. Kulturistid, eks, tahavad nii-öelda vahtu, vaata, ümmargust lihast, eks. Aga jõumehed tahavad jõudu. Et need jõumehed ei ole nii ümarad ja nii lihastes kui kulturistid. Yeah. Et see ongi nagu suur erinevus. Nii, teeme viimase siis tropi. Mõtleme. Okei, ses suhtes ma lasen ise sellega edasi, aga siin ma hakkan müssima. Ma saan aru, et sinu loogika on see, et sa paned juurde. Jaa, ma panen juurde ja siis mõnikord isegi viimase seti ma tein, et tõmba korradi vähem 50% maha ja teen lõppu korradi nii palju, kui tuleb, vaata. Ma saan aru, et sinu nagu see drop-seti mõte on nagu sees. Ma panen juurde veel juurde. Ja siis tõmban maha pärast. Jaa, okei. Ma sain aru, et sa paned juurde ja juurde ja juurde. Jaa. Okei, aga anname praegust kuskil, ma ei tea, mingi 8 kordust sellega. 8 kordust. Davai.
8 või? Super good, 10. Küsime klassikalise küsimuse. Kui palju peab käima trennis, mitu korda nädalas? Hea oleks, kui vähemalt 3 korda saaks käia. See oleks nagu hea. Miinimumprogramm. Esmaspäev, kolmapäev, reede näiteks. Siis sul on nii-öelda 2 vaba päeva ja 2 vaba päeva, eks. Jaa. No ideaalne variant oleks näiteks 4, 2, 2. Siis sul on 1 vaba ja 2 vaba. Okei, väga hea. No nii, teine harjutus. Teeme ette. Ping sätitakse valmis. Teeme HC pingi peal. Jalatõsteid. Ja siin me lähme samamoodi nagu tagareiega enam-vähem. Sama süsteemiga enam-vähem. Super. No esimene, minul isiklikult kuidagi selle harjutusega niiviisi, et esimene ring üldse on kuidagi, et lihas on nii kinni. Et saada tööle. Ma üldse nagu ei panegi mingisugust raskust. Et suht nagu... Mul on ka päris palju niimoodi, et esimest seeriat ei loe, soojendusseeria, lihtsalt teed, et tööle saada lihas lahti, liigasid, kondid. Okei. Et venituskätt saada. Aga siit on väga kohe vaatajatele, miks teha mitte nii nagu ma tegin, vaid et lasta pigem siia taha. Venitab paremini, jah. Super. Me teeme esimese ringi. Venitage. See, et kui on, sa tead, mis pink on või mis need raskused on, eks ju, siis paned näiteks mingisuguse X raskuse, siis ongi nagu 2 asja, kui on hästi keerke, siis pigem pane kohe midagi juurde, aga kui on niisugune 50%, siis küta nagu lõpuni ära, vaata, et ja siis panna nagu... Ja siis alles juurde, nii. Teeme hea trenni ägedate inimestega, et teil oleks ka lahe vaadata. Hakkab juba täis minema. Hakkab vaikselt joonistama, jää. Vaikselt hakkab minema, jää. Siia tahaks tegelikult see jumalust juurde, aga nii see on okei. Palju sul praegu trennipäevad on üldse? Ma nii kes tuleb tahab. Kes tahab, okei. Sul sellist konkreetset kava kohe ei ole nii-öelda või graafikut, et... No siis ei saa, vaata, on ka tegelikult kontoritöö. Nii, et vabasid aegasid on, kirjutage. Nii. Soojendus on läbi, hakkame nüüd... Tööle. Mis meil on? Meil on 60 on peal.
nagu isiklikult meeldib see. Aga selle Nautiluse peal oled teinud või? Vana Nautilus masin. Sitaks kerge. Minu meelest see ketisüsteemi ülekanne annab nii palju juurde, see on täitsa pekkis, kui kerge see on. Ossa reeski. Ma ei lugenud, aga viimane ei olnud päris viimane juba, see oli siuke poolik, vaata. See oli juba päris hea. Äkki taga ükskord mingi tüdruk käis, noh, ta on nagu regulaarne jõusaal käia, vaata, eks või liisid. Noh, okei, mis siis on, vaata, tuleme teeme, eks, noh, sealkid värgid. Kogu aeg käinud, terve käinud. Teeme ära, eks ju. Pärast kirjutas mulle, et nädal aega ei saanud kuradi normaalselt kõndida. Et see oli, tegelikult ma olen hea inimene, vaata, et see oli lihtsalt siuke näide. See oli üks, et siuke fun fact või nii-öelda on see, et ma kükki üldse ei tee. Kükki üldse ei tee? Kangiga kükki üldse ei tee. Mingi kindel põhjus, miks ei tee või? Ma ei tea, ma ei näe nagu pointi, sest ma tahan ikkagi saada volüümi, eks ju. Kui keegi tuleb, ütleb, mul on sitad jalad, eks ju, tulge öelge mulle seda silma kokku, eks ju. Et mina teen näiteks jalapressi. Mis on ka ütlesime praegust 3. harjutus? Jah, 3. harjutus, eks ju. Ja siukene üldine jalakoormatus pluss ka siis tuhar, eks ju. Et kuna meil nii-öelda tuhar, liigume edasi tuharale, siis me jalapositsiooniga otsime sellist kohta, et rohkem oleks siis tuharale. Siin laias laastus kordused on kõik samad. Sama süsteemiga. Et otsime siis kohta, et tõmbaks rohkem taha ja tuharale võimalikult palju. Siin on juba võimalik üks võtta. Laialt, Kitsalt. eks ju, altpoolt. Variant on palju. Palju vaata, eks ju. Ma lihtsalt otsin see sinule sobilik jalgade positsioon. Oleks tuharale. No mul on suht enam-vähem sama asetus umbes nagu sul praegu. Meesterahva spetsiifika on nagu see, et vaata naistel on nagu see, et nendel läheb see, nemad ei lase seda rasvaprotsenti nii madalaks, eks, tekib siukene ilus tuhar. Meestel on jälle see, et kui sa nagu dieedil, rasv läheb maha, eks ju, siis jääb siia ainult see lihas. Ja kui sa nüüd selle lihas täis, eks ju, siis on tegelikult väga ebamugav nagu istuda siledatel pindadel ja kui see veel krampi lööb, noh, see on nagu siukene... No kõik on kulturistide võistlustele mäng, kui nad pingutavad oma perse lihas, et seal ei ole mitte jälle perse, vaid seal on kuradi püsti kuradi. Üks asi veel, selle jalapressiga näinud ka mehi, kes panevad mingi hullud raskused peale, eks ju, aga jalga ei ole. Et jalg saab küll ilusasti teha kõik ära, aga jalg üldse ei ole. Et kui sa nagu teed jalapressi, siis proovi leida see õige jala asetus ja see õige tempo, et sul nagu maksimaalselt koormab jala ära. Ja nii sa mõtled, ei ole tühja lahmid, on ju? Noh, teine ratakas. Ja ma ka tarvin sealt alt kohe võtma nii.
igaks juhuks ma ütlen sulle ära, et siin ma väga retsilt ei saa panna, sest mul just ta kuskil liiges sisse hästi õhkõrna vee, aga üldse mitte midagi hullu, vaid andis tabletiga välja, onju. Et nüüd, kui ma mõnikord teen suurte raskustega, siis ma tunnen, et vahepeal vaikselt annab nagu tunda, vaata. Aga vahepeal ole, et siin ma pean lihtsalt natuke ette vaatama. Ma tean, et kui ma panen juurde, siis mingi nurgalt ta lööbki täpselt, kus see, ta tõmbas mul siia alla, vaata. Mina et kui põlves üldse ei tunne. ma tunnen, Nagu siin. ei, mul ka siin, aga ma tunnen, et see pool annab tunda, vaata. Et siis sa peadki selle õige nurga. Jah. Enam pole midagi teha. Teemegi väikse pausi, 1-2. 1-2. Kiiret teeb üldse tiigu. Neljas harjutus, nüüd teeme säärt. Vana hea sääremasin. Üks mu lemmikuid. Et laetavad, pane palju torust tuleb. Siin kohe hea küsimus Kenile, kas sa teed alati säärt niimoodi või sa teed nii, et kõigepealt laialt, kõigepealt ja siis järgmine niimoodi ja siis keskelt, et teed korraga kolm sääre osa läbi või sa ei ole niimoodi teinud? Teinud maksimumkordusi. Maksimumkordusi? Sest ma tean, et... Aga ma tean lihtsalt, ütleme Eesti üks suurimaid mehi, eks ju. Mitte jutki. Et maailma kunagi küsisin ta käest, et kuidas nagu need säärelihased liin. See vana ütleski, et lihtsalt panebki nagu kuradi. Makskordusiga? Lihtsalt makskordusid. Ühtepidi, teistpidi, ühe jalaga, kahe jalaga, kolme jalaga. Lihtsalt kütad. Sest mul, kui mina alustasin oma jõusaali karjääri üldse, siis minu esimesed kavad ma tegin siis Flexeris, mis oli Tartu maanteel, siit samast mäest alla. Ja minu esimene treeneri kava, kes tegi, oli härra Raudpats isiklikult, ehk siis Timo Uibo. Ja tema ütles, et säär 5 seeriat, miinimum 25 kordust, sirgelt annad minna, kui jõuad, pane 6-7 kordast ja 7 seeriat on ju. Ja toimis, sitaks toimis, järgmine päev muidugi läksid mööda käsipuud üles, aga 5-7 seeriat, 25 kordust miinimum ja anna minna lihtsalt. Jep. Ja siin paneme kordusi nii palju, kui tuleb, jah?
otsime hea positsiooni, siis on parem teha. Jep. Treening käsi, eks ju, küsin, et noh, need inimesega juba pikalt nagu teinud trenni, vaata, eks ju, juba peaks nagu enam-vähem nüüd aru saama, vaata, et need on need käeharjutused, jalaharjutused, eks ju. Küsin, et okei, et noh, et mis me järgmisel teema? Lähme teeme siis mitile, eks ju. Kükki. Et kuidas see nagu loogika nüüd on, et nüüd tegime käsi ja nüüd lähme teeme kükki. Smittil kükkeni, jah. Et Jep. Paneme selle sääre kasvama. näiteks sul on siia, sul siin. Tõuse nagu pakki. Ühesõnaga on hästi treenitud jalad, ja tekkinud on süda. Teil on nagu teravik ja kokku ja siia saab tekkida nagu kokku. Selle järgi saad aru, et on Kas oli süda? jah. Oli? Kui oli süda, siis pange like. Kui hea raisk, mine muffi. Et meesterahva jaoks 4 harjutust. Rohkem tegelikult vaja ei olegi. Tegelikult saaks mingisuguse 40 vintsiga. Meie saab pläkutasime hästi palju, eks ju. Andsime infot. Ühte tund läks meil, aga tegelikult ma arvan mingi 40 vintsaga täitsa vabalt. Ja kui intensiivselt panna, on ju? Aga jah, meestele treenigi jalgpallud. Hästi piinlik on vaadata. Ja ütleme veel selle üle, et täna me läksime siis rohkem volüümi peale, mahu peale, et mitte jõu peale. Jõu jätsime tagaplaanile, kel ikka jõudu vaja on. Aga jaa. Rohkem ei meedia sellest. Täname Kennit. Super. Minge otsige üles Bikini Fitness. Kirjuta, küll midagi välja mõeldakse. Peace. Järgmise korrani.